tere taas Autonet.ee proovisõitu vaatama. Saatus on viimastel nädalatel olnud minu vastu erakordselt helde ning pakkunud mitmeid suuri autosid testida. See on just see segment, mis mulle kõige rohkem meeldib. Ka täna me uurime, mida on pakkuda kerge facelifti läbinud Peugeot uuelt linnamaasturilt 3008. Palun! Mudeliuuenduse tagajärjel säilitas see nunnupunn, mida ma juba 2009. aastal oma kere kuju pärast imetlesin, oma senised vormid, kuid uus on kroomitud radiaatorvõre ning udutulede ümbrus. Tagaosa jäi aga praktiliselt samaks, õige pisut tumedamaks on toonitud tagumised tuled. Tõsi, tänu praegusele külmale nad väga välja ei paista, aga vahe on selgesti tuntav. 3008 osutus Peugeot jaoks väga õnnestunud mudeliks. Kui ta välja toodi, siis kujunes nõudlus selle järele prognoositust oluliselt suuremaks. Ja pole vaja ka pikalt juurelda, miks see nii on. Siin on mitmeid huvitavaid lahendusi, mida teistelt autodelt ei leia. Näiteks kas või kaheosaline tagaluuk ning üsna huvitav võimalus mängida pagasiruumi mahuga. Seda katet siin saab ümber tõsta, asetada mitmele erinevale kõrgusele ja mahutada oma asju selliselt, et need, mis on vajalikud, lähevad ülesse, need, mis on vähem vajalikud, saab peita siia alla. Ja kogu see maht moodustab siin üle 500 liitri, mida sellises suuruses auto kohta on juba täitsa arvestatavalt. Ja mõistagi saab muidugi tagumise rea istmeid, õigemini istmete seljatugesid alla klappida ning seda mahtu suurendada juba üle 1600 liitri. Liigse ruumikuse all see Peugeot küll ei kannata, kuid avarust lisab suur panoraamklaasist katus. Ja lisaks on üle auto laiali hästi palju kõikvõimalikke panipaiku. Nende maht kokku moodustab ligi 50 liitrit. Ja kui soovite tagumiste reisijate sõidunaudingut veelgi suurendada, siis siia peatugedesse on võimalik integreerida videoekraanid. Rõõm on nentida, et sisedisainis ei ole midagi suurt muudetud, need samad ümber juhi koondatud näidikud, nupud valitsad. Eriti efektne on see hävituslennukit meenutav nupurida siin, aga mugav on ka kõrgele tõstetud kesktunnel, kus käsi puhkab peal ja saab käigukangi rahulikult mudida. Ning muidugi tuleb ära mainida ka selle ülimalt sügava panipaiga siin küünarnuki all. Samas armatuurlaua kattematerjalid oleksid võinud minna vahetusse. Siin on kombineeritud pehme plastik, jäik plastik, aga see kõik näeb suhteliselt odav välja. Tõsi, 3008 ongi odav auto praegusel hetkel, algavad hinnad 15 900 eurost kõigest ja tippmised modifikatsioonid jõuavad 25 900 välja. Aga paneme mootori käima ja vaatame, kuidas auto tee peal käitub. On täna üsna libedad olud ja kui võib nentida, et 3008 rool on Peugeotlikult kerge, siis stabilisatsioonisüsteem jätab minu arvates pisut soovida. Tuluke hakkab näidikupaneelil küll üsna kärmelt põlema, aga see ei sekku auto juhtimisse tuntavalt. Samas mõnele võib-olla just meeldibki niimoodi, kuid minu arvates, kui juba on selline kerge rooliga auto, siis võiks ka stabilisatsioonisüsteem olla selline, mis tegelikult ka muudab juhtimise hästi mugavaks. Jõuallikaid on 5, 2 1,6 liitrist bensiinimootorid võimsustega 120 ja 156 hobujõudu ja 3 diislit 1,6 ja 2 liitrised. Esimene neist arendab 114 hobujõudu ja teine olenevalt konfiguratsioonist 150 või 163 hobujõudu. Kui 3008 turule toodi, siis mäletan, kuidas esitlusel räägiti pikk lugu sellest, kuidas auto konstrueerimisel võeti arvesse mitmete erinevate keretüüpide parimad omadused ning üritati neid omavahel kombineerida. Peugeot nimetab autot linnamaasturiks. Mina peaksin teda pigem kompaktseks mahtuniversaaliks ja sellisena meeldib ta mulle kõige rohkem. Aga meie näeme teiega järgmisel nädalal, seniks nägemist!